Elektrivarustuskindlus. Elekter on kaasaegse ühiskonna üks peamiseid alustalasid ja see on vajalik nii igapäeva mugavusteks, veesüsteemi, tanklate, haiglate toimimiseks kuni riigi julgeoleku tagamiseni välja. Elektri puhul on oluliseks väljakutseks asjaolu, et seda on keeruline salvestada. Samas peavad elektritootmine ja tarbimine igal ajahetkel olema täpselt tasakaalus. Vastasel korral muutub sagedus elektrivõrgus, mis võib viia elektriseadmete väljalülitumiseni. Eesti elektrisüsteemi tasakaalu ja toimimise ehk varustuskindluse eest vastutab süsteemihaldurina Elering. Elektrivarustuskindluse tagamiseks on vajalik, et oleksid täidetud järgnevad eeldused. Meil on piisavalt elektrijaamu, et toota tarbitav kogus elektrit. Meil on piisavalt elektriliine, et toodetud elekter jõuaks kõikide tarbijateni. Meie elektrisüsteem suudab töötada olukorras, kus näiteks tormide tõttu on mõnele liinile kukkunud puu või elektrijaamas on toimunud avarii. Meie elektrisüsteemi tööd ei ole võimalik häirida küberrünnakutega. Varustuskindluse võimalikke probleeme on vaja pikalt ette näha, kuna nende lahendamine nõuab tihtipeale uute elektriliinide või jaamade ehitamist, millele võib kuluda isegi üle 10 aasta. Varustuskindluse olukorra hindamiseks viime läbi arvutusi ja analüüse. Võttes arvesse teadaolevaid trende elektritarbimises, koostame tarbimise prognoosid. Tarbimise katmiseks peab ka tulevikus olema igal tunnil piisavalt elektritootmissoojus hüdroelektrijaamade, päikese, tuuleparkide või hoopis paindliku tarbimise näol. Selliselt analüüsime kõigi Euroopa riikide tarbimist ja kasutuses olevaid elektrijaamu. Arvestame seejuures võimalikke erinevaid olusid, nagu näiteks väga külm või soe ilm, riikidevaheliste ühenduste katkemine, jaamade hooldustööd. Elering vaatab koostöös teiste Euroopa riikidega iga-aastaselt varustuskindluse olukorda järgneva 15 aasta kohta ja avaldab iga aasta lõpus analüüsi tulemused varustuskindluse aruandes. Varustuskindluse seisukohast on hea, kui Eestil on palju ühendusi usaldusväärsete ja samade reeglite järgi toimetavate naaberriikidega. Mida rohkem on erinevaid elektrijaamu ja ühendusi, seda vähem mõjutab üksik avarii süsteemi toimimist. Juhul, kui analüüsid näitavad, et meil on tulevikus varustuskindlusega probleeme ehk elektrijaamu on puudu, võetakse kasutusele riiklikud meetmed, mis garanteerivad puuduolevate tootmisseadmete lisandumise. Kui siiski väga halbade juhuste kokkulangemisel peaks tekkima olukord, kus turule pakutud elektritootmine ei kata kogu tarbimist, siis esimese sammuna võtavad süsteemihaldurid kasutusele sellisteks olukordadeks mõeldud reservvõimsused. Lisaks on Eleringil olemas ka Kiisa avarii reservelektrijaamad, mida saab käivitada nii avariide korral kui ka siis, kui muudest reservidest ei piisa. Juhuks, kui ka reservide kasutuselevõtust ei peaks piisama, on Eleringil ja Elektrilevil välja töötatud plaan, kuidas piirata vajalikus koguses elektritarbijaid. Piiramine toimub juhitult ja ükski tarbija ei pea olema elektrita rohkem kui mõne tunni. Välja ei lülitata elutähtsa teenuse pakkujaid. Oluline on märkida, et varustuskindluse seisukohalt on loomulik, et tekivad ka kõrgete hindadega perioodid. See annab tarbijale signaali vähem tarbida ja tootjatele signaali, et uue jaama ehitamine on majanduslikult mõistlik. Kõrge hind ei tähenda, et varustuskindlus ei ole tagatud. Kuidas varustuskindlus ja hind omavahel seotud on, räägime klipis, kuidas kujuneb elektri hind.